Väga õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel kõik, kes kuulevad, vaatavad siin kohapeal meie Eelimi kirikus kui ka mujal. Tahan Jumala sõna jagada täna teile usust ja tunnetest. Ja ma nagu pealkirjastaks ka seda, kui Jumal juhatas, mida ma kokku panin, et usk ja tunded. Usk ja tunded. Ja ma alustan ühe lõiguga, loen teile ette. See on Kenneth Hagini raamat Usuroog. Juba see pealkiri ka ütleb, et usuroog. Juba see ütleb meile juba ühe esimese asja ära, et usk on ka roog. Roog. Ma loen. Kindlasti, mida me kõik oleme ise läbi elanud, küllaltki ma usun, kas nii palju kui see näide, aga see on väga huvitav kuulda. See on pealkirjastatud tunded. Alates Piibli salmiga, sest tema on ütelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Heebrea 13.5. See on Heebrea 13.5 on selle salmi lõpulõik. Ühe koosoleku lõpus, kus oli õpetatud usust, tuli mu juurde keegi naine. Ta hüüdis mulle peaaegu hüsteeriliselt. Vend Hagan, palvetage minu eest. Mis viga, küsisin. Mulle tundub, nagu oleks Issand mind maha jätnud. Mis hirmsat pattu te siis olete teinud, et Issand peaks teid maha jätma? Nii palju kui mina tean, ei ole ma midagi teinud, aga mulle tundub, nagu oleks Issand minu juurest ära läinud. Huvitav, tuleb tuttav ette mõnele. Piibel ei ütle, et me peaksime käima vastavalt tunnetele, vaid me peame käima usus. Ja Jumala sõna ütleb, et ta ei hülga ega jäta meid mitte kunagi maha. Ma tean seda küll, hüüdis naine, aga mul on just selline tunne, nagu oleks ta mind maha jätnud. Teil on rohkem usku oma tunnetesse kui Piibli sõnasse. No ma ju tean, mida tunnen, vastas naine üsna visalt. Muidugi, ütlesin, aga mina tunnen Jeesust. Ma usun seda, mida Jeesus ütles. Meie ei pea hoolima sellest, mida me tunneme. Ja kui sa hakkad uskuma õigel viisil, mõtlema õigesti ja rääkima õigesti, siis ei lähe kaua, kuni ka sinu tunded muutuvad vastavalt su usule. Aamen. Ja siin on tunnistus, nagu iga selle lõpus, Jeesus ei jäta mind kunagi maha ega ei hülga. Ta ütles nii, ma usun seda ja räägin seda. Ma ei hülga sind ega jäta sind maha. See Heebrea 13.5. Nii et siin on juba, ütleme, üks jutlus on meil olnud. Võime öelda. Ja. Ära raja oma usku. Ma ütleks tunnete peale. Tunded on petlikud. Ja nüüd ma tahan edasi minna. Kõigepealt Heebrea põhilised on kahes kohas, on Moosese raamatus, on Heebrea kirjas, on 11. peatükk, kus ta on pealkirjastatud usukangelased. Ma loen siit esimesed salmid. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus sellest, mida ei nähta. See naine ei näinud neid asju.
ja loomulikult tal ei olnud ka usku, kui me natuke tagasi läheme sellesse, mis ma lugesin siit. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse ja usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Pane tähele neid kuldseid sõnu. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Ja, nii nagu Piibel meile seda räägib kõik, selle maailma loomisest. Nii et mitte sellest, mida võib näha, me võime palju näha ja me näemegi palju. Nii maailmas, oma ümber, looduses, inimestes, kõik me näeme, eks ole. Aga see maailm ei ole tekkinud nii, nagu räägitakse meile. See maailm on Jumala looming. Ja sellepärast ongi öeldud, et see on valmistatud Jumala sõna läbi. Jumala sõna läbi, nii nagu on öeldud, kuidas see alguse kõik sai. Ja teine koht siit edasi, ma loen 6. salmist, ikka 11. peatükk Hebra kirjas. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Siin on 2 asja selles salmis. Kõigepealt jällegi usk, sa pead uskuma, et ta on olemas ja tänu sellele usule võib öelda, sa saad ka palga. Sa saad palga. Jumal nii-öelda maksab su elus palka kogu aeg, võib öelda, kogu aeg. Vastavad sinu tegudele, sinu olukordadele. Jumal ei ole lihtsalt selline tühi koht kuskil, aga nii-öelda neid palgapäevi on väga palju meie elus. Ma ei mõtle raha praegult. Ma mõtlen Jumala, kuidas ta hoolitseb su eest, kuidas ta loob olukordi, kuidas ta hoiatab ja kuidas ta ka karistab, kui vaja on. Karistus on alati siis, kui me teeme valesti midagi ja läheme välja selle kaitsva, ütleme Jumala varju alt, nagu üks vihmavari võtta ja sa lähed selle alt välja ja kõvasti sajab, sa saad väga märjaks. Jumal on armastus ja tema hoolitseb meie eest. See on selge. Seda me peame uskuma. Nii nagu see näide, mis ma lugesin sellest raamatust, miks ma seda üldse lugesin, sest vaadake, neid on väga palju niisuguseid asju, kus inimesed tunnevad, et Jumal on maha jätnud või enam ei ole või midagi. Ma usun, ma ei hakka siin laskma käsi tõsta, aga ma võin julgelt öelda, mina olen küll mõelnud seda. Enda suhtes. Ma olen küll mõelnud. Ja me ei tunne, vaat siin on jällegi see tunne, me ei tunne seda Jumala sellist, nagu tahaksime tunda. Ma tahaks seda nii tunda, veel kui sa loed mõnes raamatus ka, kas või see sama raamat, kui on sellised Jumala sulased mehed ja naised, kes on, käivad käsi käes, Jumal ilmub neile ja kõik. Siis ma ütlen, Jumal, miks mul ei ole seda kõike nii? Ja siis isegi, kui sa hakkad nii mõtlema, sa lähed pikka mööda, hakkad isegi trotsima või kuidagi tuleb nagu, mul on olnud seda. Et Jumal, loed seda, lausa nad on nagu Jeesusega kohtuvad seal ja küll kas unes või nägemustes ja kõik. Ei ole, miks ei ole? Tähendab, ma olen siis nii vilets või nii. Jumal mind noomis ükskord. Ütles, kallis sõber, mõtle oma elu peale. Mida sa oled läbi elanud, mida sa oled näinud ja lõpetused, mis ma pidin tegema,
ma palusin andeks. Jumal, anna mulle andeks. Anna see virisemine või nurisemine, anna andeks. Kui sa oled näinud imesid ja asju, no üle kõige, eks ole, mida veel, mida Jumal teeb, aga kõige suurem ime on see, et ta, nagu ma olen ka oma elust ja asjadest rääkinud, ta on võtnud oma lapseks, eks ole. Ja. Eile ma kuulsin ühte saadet, seal oli ja keegi rääkis, ma tean seda inimest ka kõik, leidsin Jumala, siis ma leidsin Jumala ja Jumala, see on kallikene, sa räägid, muudkui kirjutatud on selge, Jumal meid leiab. Ei, sina leia seda Jumalat kuskil. Ja. Loomulikult Jumalat võib kohata erinevates kohtades ja see ei pea ainult kirik olema. Aga kas sa tunnetad selle ära ja inimese reaktsioon on see, kas ta lubab Jumalal hakata töötama endaga või ei. Meil on selge näide, te teate kõik seda lugu, me oleme rääkinud, mis me ühes kaupluses juhtus seal ja kuidas inimene saatis minukese sõnumi kõik Jumalast, aga Marianna on paar korda helistanud ja sõnumi saatnud ja pilt on tumm, kõik. Ei, miks? Me ei tea, aga see on selge asi, kuidas Jumal sekkus sinna õigel ajal, sa ei oldud kohal, tehtud, mis vaja, abistatud, palvetatud, inimene tuli sellest teisest maailmast, sellest teemonlikust olekust välja, kõik, ja isegi ta mingil määral seda tunnetas, aga teda ei huvita rohkem ilmselt. Aga ma ei tea ka, et nõust asju ei tohi rääkida. Võib-olla seda inimest ei olegi enam elus. Me ei tea seda. Aga vähemalt sa loodad ikka, on olukordi, kus sa tahad kohtuda veel, rääkida, aga inimesed ei võta ühendust. No siin on see Jumala otsimise juurde, eks ole. Nii et see on vastastikune. Jumal mitut korda võib sind proovida, võib rääkida kelle kaudu, kas inimese või olukordade kaudu või kas või loomade kaudu, aga sõltub meist endast. Nii et ikka ise me päris nii ei saa, et rohkem on see, et mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. See on Jumala sõna, ütleb selgelt. Tema teeb selle otsuse, meie ei tee seda otsust. Aga loomulikult ta tunneb meid, teab meid ja näeb meie hoiakut, kuhu poole see suundab. Niimoodi. Ja ma loen siit edasi. Vaadake, see on usukangelased, on see Hebrea kirja 11. peatükk. Ja siin on väga palju ära toodud kõik Aabelist alates ja Eenok ja kõik Abrahamist ja Saarast ja need on kõik usukangelased, sest nad usus said Jumala käest seda, nad uskusid seda, uskmatud asjad said nagu vastu võetud selliselt ja need asjad toimisid. Aga siin ma olen paar asja nagu, mis ma toon välja, kus ma peatun nagu lähemalt ja jagan teiega seda. Ja see on 17. salmist, ka 11. peatükk ikka. Et ma toon teatud olukorrad, mis seal olid ja mida eriti sealt me peame nagu märkama või eristama või tähele panema või südamesse võtma, kuidas öelda. Aga läheme asja juurde. Usu läbi, 17. salm, 11. peatükk. Usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti ja ohverdas selle ainusündinu, kui ta oli saanud tõotused ning kui temale oli öeldud, Iisakist loetakse sinu sugu, sest ta mõtles, Jumal on võimeline
ka surnuist üles äratama ja selle mõistu kujuks ta sai tema ka tagasi. Niimoodi. Mida see meile ütleb? Usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti ja ohverdas selle ainusündinu. Ohverdas selle ainusündinu. Siin ma tahan tuua ühe selge Jumala sellise joone või kuidas Jumal räägib, on öeldud, ohverdas selle ainusündinu. Tähendab, kes ei jaga eriti või need esimest korda loevad, aga ta ei ohverdanud ju teda, ta ei tapnud ju teda. Tal tuli see, põõsas oli see kinni jäänud tallekene, kelle ta ohverdas. Aga siin on kirjutatud, et ta oli nagu teinud selle ja tõi ohvriks ja ohverdas selle ainusündinu. See oli muidugi Abrahamil väga raske katsumine, aga vaadake, siin üks lihtne tõde, mis puutub asjasse. Abraham tegi südames selle asja ära. See oli tehtud asi. Ja vaat siin ma toongi teile niisugused asjad, et Jumal näeb sinu südant ja mida sa teed südames teatud otsused, sa oled teinud selle. Sa oled selle teinud. Jumal arvestab sellega. Siin on selge näide, et on isegi öeldud, et ta ohverdas, Jumal võttis selle ohvri vastu. Ja see ei olnud füüsiliselt selle poja elu võtmine. Ta usaldas Jumalat, uskus, et Jumal võib ka surnust üles äratada, kui on, ja tema tõstis selle käe noaga, aga siis kõlas see hüüd, me teame seal, et ära tee seda. Jumal näeb seda. Ja samas võin tuua, lihtsalt tuli mõttesse praegu väga Uues testamendis samamoodi, nagu siin Heebrea kiri on Uus testament, on Jeesuse hoiatus, kui ta hoiatab ette, et kui seal himustades sa vaatad juba, olgu siis mees naisi või naised mehi, ja Jeesus ütleb selgelt, et see tegu on tehtud. See tegu on tehtud. See on nii, nagu oleks olnud see asi. Vaat sellega ma toon välja, Jumalal on omamoodi, mitte omamoodi, see on Jumal ja ta näeb meie olukordi ja asju, ta väga selgelt, miks ma seda räägin kõik seda, ma usun, Jumal on selleks anda, et me saaksime kinnitust, julgustust ja teaksime teinekord, et Jumal ei toimi nii, nagu me tahame ja me ootame võib-olla või meie usume seda, aga tema teeb omamoodi, sest ta näeb asju teistmoodi. Ja meie peame teadma ka seda, kuidas tema näeb neid asju. Ma pean teadma, kui ma teen midagi, mis ei lähe Jumala õpetusega, asjadega kokku, see on patt, eks ole, ja patt lahutab Jumalast. Kuigi võib-olla sa mõtled, aga ma ei tee ju seda, ma ei tee seda ja seda, aga sa teed seda. On see nagu jõudnud kohale kõikele, sa et aru, eks ole, see näited, mis ma tõin siin. Ja, need mõtted, just need mõtted, eks ole. Kuigi Abraham ei tapnud teda, aga Jumala poolt oli see ohver vastu võetud, nagu ta oleks teinud seda. Kui ma himuga vaatan kellegi peale, ma ei tee taga midagi, eks ole. Ma sain, aga mul ei ole taga midagi, eks. Aga kui see asi on tehtud, siis Jumal, Jeesuse sõnatärgi ütleb, see tegu on ka tehtud. Võt saame sellest aru, et me võime teinekord oma asjadega teha asju, mida me võime hiljem kahetseda palju. Ja selleks, et mitte neid asju oleks, selleks me räägimegi neid asju. Ja ma lähen edasi siit samast ikka sellest 11. peatükist.
me räägime usust, eks ole, see on põhiline teema. Usu läbi 22. salm on, tuletas Joosep oma elu otsal meelde Iisraeli laste väljumist ja tegi korralduse oma luude kohta. Usu läbi. Me teame Joosepist, oleme jutlustanud, oleme kuulnud, ta on üks, igalühel on kindlasti piiblis oma, ma ei taha öelda lemmikuid, ma ei saa öelda, sest kogu piibli prohvetid ja jumala sulased ja nad on kõik, siin ei saa öelda, et ühed on lemmikud või mitte, aga eks ikkagi meil kõigil umbes keegi jääb nagu rohkem südamesse või mõnda asja mõistad, sest loomulikult on üks on see, kes on Joosep, juba tema lood, me oleme ka nendest rääkinud, seda saab kõik lugeda Moosese raamatus, millest ta läks läbi ja kuidas ta jäi ususse, eks ole, kuidas teda hüljati, kui ta oli seal ära visatud seal kaevus ja maha müüdud orjaks ja petetud ja vangis, aga tal usk ei kadunud, eks ole. Usk hoidis teda. Kui tal oleks usk hakanud kõikuma nendes olukordades, mis ta kõik läbi elas, ma ei hakka neid ette lugema, siis Joosepiga ei oleks seda, midagi on. Aga isegi, miks ma läksin selle peale praegult, et see on Hebra kirjas siin ära, et usu läbi tuletas Joosep oma elu otsal meelde Iisraeli laste väljumist ja tegi korralduse oma luude kohta. Vaatame seda kohta Moosese esimeses Moosese raamatu 50. peatükist. Üldse ma natuke peatun Joosepi peal, siin tasub kuulda seda, tasub mõelda selle peale. Kui Joosepi isa suri, me teame seda kõik, et Jakob ja nad tulid ju, kui see näljahäda oli, nad tulid Egiptusse, kui Joosep oli peaminister seal kõrge koha peal, kuidas seal ta nende vendade eest algul varjas, tema elu kõik see on lihtsalt, ma ei ole nagu, et ma sellest praegu räägin, aga siin on ainult teatud koht. Siin on Joosepi lõpust, just Joosepi elu lõpust. Aga enne seda, kui isa suri ära, siis vennad väga kartsid, et nüüd Joosep tasub neile kätte, sest üldse oli sellel maal väga suur austus vanade vastu, isade vastu, väga suur. Kui isa elas, isa oli, nagu täna näete, isade päev ka, siin räägime isadest, siis seal isa tahe, isa käsk, isa olek juba see oli kõrge. Ja loomulikult ma julgen seda öelda, et ka tolleaegsed isad vähemalt olid seda väärt. Aga kui sa mõtled praeguse aja peale ja mis toimub maailmas ja mis toimub ka perekondades ja millega isad on hakkama saanud, siis ma ei taha sel teemal lihtsalt puudutada. See võiks lugeda, et allapoole juba enam minna ei saa. Aga ometi need asjad on. See on kuradi töö täielikult. Ja me teame, kuuleme nendest asjadest. Aga siiski me vaatame praegult kõige selle peale, milline isa peaks olema ja mida ta peaks ka tegema. Ja kui seda Joosepi kättemaksu nad kartsid ja siis nad ütlesid 16. salm ja nad käskisid, tähendab Joosepi vennad, kes jäid Egiptusesse, kõik toimus veel. Nad käskisid Joosepile ütelda, su isa andis käsu enne kui ta suri ja ütles, ütelge Joosepile nõnda, anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja patt, et nad sulle on kurja teinud. Seepärast anna siis nüüd andeks
oma isa Jumala sulaste üle astumine. Nad läksid Joosepi juurde selle jutuga, et isa palus, et sa annaksid meile andeks, et sa ei laseks meid hukata. Nüüd peatudes Joosepi juures edasi siit lugedes ja Joosep nuttis, kui temale seda räägiti. Nuttis. See puudutas teda nii väga. Joosep oli Jumala mees, Joosep oli usumees ja see, mis tema sees oli, see sisemine inimene oli, see, kui Joosep teadis Jumala plaani, mis Jumal oli teinud ja selleks kõik selle asja korraldanud ja nüüd vennad tulevad selle jutuga, et umbes ma ise tõlgen, ära tapa meid ära. Kujutad sa ette, kui minu juurde keegi teist praegu tuleb hooljus nii ja nii ja nii, ma võib-olla hakkan nutma, sest mul mõttessegi, ma olen hoopis teised asjad on mängus siin. Aga mitte kättemaks, mitte mingisugune oma võimu kuritarvitamine, sest Joosep oli Jumala mees. Ta oli usumees, ta oli vaimumees, kõik, eks ole. Ja see niivõrd liigutas, see ei olnud mingi rõõmusõnum või mingi üleoleku, vaat nüüd mul ei, vastupidi, see puudutas teda just selliselt, et pani ta nutma. Et tema sisemine inimene nagu kurvastus sellest, et nii võib arvata, et ma nüüd seda asja hakkan tegema. Aga vennad arvasid seda, vennad kartsid seda. Miks? Sellepärast nemad ei olnud Joosepiga, kõik see usu ja kogu see vaimulik tase oli teine. Ja nende elu edaspidi vaadates ka oli seal küllaltki palju oli asju, mis olid nii-öelda, läksid kõik teist rada, mis peaks olema. Ja siis tulid Joosepi vennad, 18. salm, ise heitsid maha ta ette ja ütlesid, vaata, me jääme sulle orjadeks. Aga Joosep vastas neile, ärge kartke, kas mina olen Jumala asemik. Nüüd paneme tähele tema sõnu, eks ole. Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud ja hoida palju rahvast elus. Ja nüüd ärge kartke, mina hoolitsen teie eest, toidan teid ja ta rahustas neid nii. Edasi siit läheb kohe selle, ma ka loen veel. Ja Joosep jäi Egiptusesse tema ja tema isa pere ja Joosep elas 110 aastaseks. Ja Joosep nägi Efraimi lapsi 3 põlve, ka Manasse pojast Maakirist sündis lapsi Joosepi põlvede peale. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina suren, aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit maale, sellele maale, mille ta vandega on tõotunud anda Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Ja Joosep vannutas Iisraeli poegi, öeldes, kui Jumal tõesti hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära. Ja Joosep suri 110 aastat vana ja ta balsameeriti ja pandi kirstu Egiptuses. 110 aastaselt Joosep lahkus. Ja ta vannutas Iisraeli poegi, tähendab Jaakobi poegi, öeldes, kui Jumal tõesti hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära. Ma mõtlesin selle 40-aastasele kõrberännakule. Me kõik teame, kui raskeid olukordi oli seal, kus see rahvas oli, aga teate seda, et Joosepi luud olid kaasas kogu aeg. Joosepi luud olid kaasas. Terve see kõrberännak, Joosepi luud. Ja Joosua
raamatus on kirjas täpselt, ma ei hakka lugema seda praegu, kui Joosepi luud maetakse juba sinna tõotatud maale, kuhu nad lähevad. Vaata, siin tähendab midagi on püha, mingisugused tõotused, mingisugused lubadused, mis antakse, kuidas seda täidetakse ja tehakse. Jumal on ette näinud, eks ole, Joosep vannutas neid, et vandute, et te teete seda, eks ole. Ta ei tahtnud seda. See oli ka Jumala poolt nii nähtud ette. Kuidas praegugi võtame seda Iisraeli rahvast üldse, ma ei lähe nende usu sisse praegu, mis on seal, ma mõtlen mitte kristlasi, mitte messiaanlikke juute, aga kõike, kuidas on praegu need hukkunud, kes on selle terrorirünnaku läbi hukkunud, kuidas nad neid isegi surnuid ja nende luusid tahavad kätte saada. Ja. Ainult, et kodumaa mulda maeta neid. Me ei jää enne rahule seal, eks ole. Inimesed, emad ja isad nutavad ja saaks ainult oma poja luud kätte, et panna ta sinna. Elav ta ei ole enam aga luud, eks ole. See tähendab selle rahvale palju. See peaks tähendama ka meile niisugused asjad, võib-olla mitte selle luude näol, et mina tean, kuhu on koht olemas, kuhu see kirst läheb ja samamoodi muutuvad nad luuks, eks ole, ja siin maal ma olen elanud, siin ma suren, kui ma ei tea seda, me ei tea keegi. Niisugust asju on kerge öelda, nagu selle naise jutt, Jumal ei tee seda, Jumal ei tee teist. On asju ka, mida me ei tea. Kui Jumal lubab, kui Jumal tahab, siis on siin ja luud on siin, eks ole. Aga kui palju see tähendas selle rahvale ja tähendab ka praegult, mitu tuhat aastat hiljem. Edasi. Joosepi luud sai viidud tagasi ja ta lahkus 110 aasta vanus. Ka kõrge vanus võiks öelda. Nüüd edasi. Kui Joosepil, kui me räägime täna usust, eks ole, kui Joosepil ei oleks sellist usku Jumalasse on, ütleme see, mis ma lugesin alguses, kõik see, kuidas siin on, ma siiski selle lõpu toon uuesti välja. Kui sa hakkad uskuma õigel viisil, mõtlema õigesti ja rääkima õigesti. 3 asja. Mina paneks selle mõtlemise esimese koha peal. Hakka mõtlema õigesti. Räägi õigesti ja tee õigesti. Siis ei lähe kaua, kuni su tunded muutuvad vastavalt su usule. Su tunded muutuvad vastavalt su usule. Tähendab, kui meil ei ole seda, eks ole, siis me ei oma Jumala ees seda, mida me võiksime olla või kus tasemel meie usk oleks või kus astmel või kui kõrgel sa oled Jumala asjades. Mitte, et ma olen kõrge millegi parem või mitte seda, aga kui hakkad madalamalt pihta, eks ole, nagu läbi teatud olukordade ja inimesed saavad ka läbi kannatuste, saavad õnnistatud ja nii edasi. Jumal teab, kuidas ta kedagi viib ja teeb, eks ole. Aga usk on see kõige tähtsam asi. Ja nüüd, kui me mõtleme Joosepi peale üldse kõik seda lõppu ka lugesime, et ta juba ütles, et Iisrael läheb välja, nüüd ma mõtlen Iisraeli rahvast. Iisrael oli Joosep ju, nimetati nimega Iisrael, eks ole. Jaakob, mitte Joosep, Jaakob, Joosep isa. Ja kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja, siis see kõik juhtus nii, nagu Joosep ette nägi.
seda Jumala vaim juba ta prohvetlikult, kui te lähete ära, eks ole. Ja rahvas läks välja Egiptusest tõotatud maale. Jah, see teekond kestis, seal oli raske ja vaevaline ja seal kõik on eraldi pikk lugu sellest kõigest. Aga Joosep ennustas seda nii-öelda ette, ta sai Jumalalt sõna, kui te lahkute, võtke ka minu luud kaasa. Ta ei tahti isegi, et need jäävad sinna maapinda, kus ta elas, kus ta valitses, ta oli kõrge koha peal ja kõik. Ma mõtlesin selle peale Daniel. Daniel oli ka ju selle kuningas Nebukadnetsari juures. Danieli nagu ei ole, piiblis ei ole tema lõpust juttu, ei ole jäetud, kus ta jäi. Võib-olla tema jäi sinna ja maeti ka sinna tähendab sinna paganlikku maale. Me ei tea seda. Võib nii olla, eks ole. Aga konkreetne asi, et Joosepi usk oli tugev ja tänu sellele usule oli ka see armastus kõik, mis ta läks ja nuttis, sest ta oli nii õrna hingega, et see puudutas teda, et ta ei olnud üldse mõtleski niisugust asja teha, nagu arvati, et ta teeb. Ja vaatame edasi veel. Me lugesime siin seda, et ilma usuta on võimatu olla meelepärane, eks ole. Jälle oleme usu juures, sest Jumala juurde, kes tuleb, peab uskuma, et tema on olemas. Et tema on olemas. Tänu Jumalale me võime siin olles öelda, me usume, et Jumal on olemas. Me usume, et Jumal on olemas. Ja vaat siin tahaks nagu sügavamalt selle asja sisse minna, et sellest on üksi vähe, kui me usume, et Jumal on olemas. Ja usume seda tõesti, et piibel on kõik tõde ja see, mis Jeesusega juhtus ja ta suri meie pattude eest ja usume, et piibel on Jumala sõna ja tõde. Usume. Aga ma tahaks nagu rohkem. Siin on ka sõna, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes otsivad. Võt jääme selle juurde. Ta annab palga neile, kes teda otsivad. Mis palka ma tahaks saada? Võtame lihtsalt. Mis palka ma tahaks saada Jumala käest? Uut autot või korterit või maja või ma ei tea mida. Ma ei räägi oma vanusest, praegu ma võin, ütleme, ma olen siin 50-aastane või midagi niisugust. Mis palka ma tahan Jumala käest saada? Mis palka sina tahad Jumala käest saada? Veel korra ma kordan selle koha. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Meelepärane. Usk võib olla mitmel tasemel. See naine ju, mida me alguses lugesime, ka uskus. Ta uskus, ega ta ei eitanud. Ma kõike seda usun, aga vaat ma tunnen nii, ma tunnen naa, eks ole. Tal ei olnud seda, millest me ka praegu räägime. Ja võimatu olla ilma usuta meelepärane, sest kui Jumala juurde, kes tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja vaat see viimane osa ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Vaat see palk. Mina ütleks nii, et mitte siin nüüd hoida siin seda küsimust niisuguse pinge all. Kui ma ütlesin, mida mina tahan saada, kas seda. Ei ja veel. Ei. Mitte, et ma olen mingi usukangelane, siin on need, aga ma ütlen nii palju, et kui mulle öeldaks praegu terve selle suure Araabia maailma rikkused ja kullad seal, kus need on, need suured šahhid ja värgid elavad seal, et sa saad selle kõik endale. Ei ole vaja. Ja, ei ole vaja. Kuidas nii, aga sa võid? Ei ole vaja. Ei ole vaja. Aga midagi muud on.
see palk, mina ütleks, see palk on isiklik osadus ja vahekord sinul Jumalaga. Seda annab ainult Jumal, seda sa ei saa ise võtta. Sina saad teha midagi, igatseda seda. Mis palka sa tahad? Kui Jeesus tuli ka haigete juurde, ütles, mida sa, kes olid vigased, seal oli selge, ta pime, no mida ta veel, selge, et ta tahab näha saada, eks ole. Aga Jeesus küsis, mida sa tahad, et ma teeksin sulle, mida sa tahad? Ja teate, kui sa oledki puudulik mõnes asjas, ma toon näite Marianna loost, mida te olete ka palju kuulnud. Kui tema sai päästetud, tuli Jumala juurde. Ta ei küsinud tervist. Ta ei küsinud tervist. Ta tahtis saada vabaks. Ta sees oli Jumala vaim, puudutas teda ja andestus ja siis Jumal nägi, mida ta tahab, eks ole. Jumal tundis, mida ta tahab. Jumal teab, mida sina tahad. Jumal teab, mida mina tahan. Ja vastavalt sellele tema annab. Ja ta annab alati üle kõige selle. Ta annab üle selle. Ta annab sulle seda, mis sa vajad ja veel palju, palju rohkem. Palju rohkem. Ja vaat see ongi, ta annab palga neile, kes teda otsivad, eks ole. Vaat siin on, mis palga, eks ole. Me ei saa üles ehitada ja see kõik, mis me näeme praegult ka toimuvat usumaastikul ja kõik, kus aetakse taga kuulsust või rikkust või on kahjuks peab neid asju ja see palk, see on ajutine ja see kõik lõpeb kurvalt, ma võiks nii öelda. Ja meil on antud selgelt teada, eks ole, otsige seda, mis on üleval, eks ole. Nähes nähtamatut, nagu on öeldud. Kui sa hakkad nägema seda nähtamatut nägema, see on tähendab Jumalat vaimus, käige vaimus, liikuge vaimus, nähke seda, see on kõik meie teha. See on meie tahe, on selle taga. Kas sa tahad seda teha või ei taha seda teha? Olenevalt loomulikult on eri olukordi, perekondades tuleb ette, on raskeid aegu, on haigusi, on kõik on, aga tea seda, et Jumal mõistab ja ta teab ja Jumal ei nõua kunagi sinu käest midagi sellist, mida sa teha ei suuda. Jah. Ta arvestab sinu tasemega, ütleme nagu vaimulikult sa oled ja ta alati tahab sind aidata kõrgemale ja paremale positsioonile. Ja sellepärast ongi meie osa siin vaadata ja hakkan ka lõpetama, aga vaatame veel. Läheme siiski veel natukeseks 12. peatüki Heebrea kirjas. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist. Võidu jooksmine. Kannatlikkusega. Vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Siin on Jeesus on nagu selle usu alustaja
ja ka täidesaatja. Kui me vaatame Jeesuse peale, siis Jumal on loonud selle nii, et jah, kui Abrahami poeg, Jumal andis seal selle ohvri talle, ta ei pidanud tapma Iisakit, siis Jumal oma poja, peame seda tunnistama ja mõistma, et Jumal oma poja ohverdas. Jeesus sai ohverdatud. Ja seda meie pärast. Aga see on ka nagu usu alustaja ja täidesaatja Jeesus, usu alustaja. Et me peame mõtlema selle peale, et kas on meil see usu alustaja ja täidesaatja Jeesusega see, mis me rääkisime siin palgast, eks ole, et annab, et on palga neile, kes teda otsivad. Vaat siin on see kontaktid, ütleme nii, mul on raske teate ka neid kõiki asju nii võib-olla ette tuua, loodan, et saame aru, aga see peab nagu kokku minema, see on üks tervik, eks ole, see on nagu kogudus, kogudus on loonud, me oleme siin koos, me aitame üksteist, me toetame, see on õige, kui tehakse valesti või pannakse teisele jalga taha või lükatakse auku või kritiseeritakse seal, kus midagi, see ei ole juba mingi perekond, see on üks, ma ei oskagi öelda seda tähendust. Jumal ei ole nii ette näinud seda. Ja juba kui koguduses me otsime Jumala abiga õigeid lahendusi, et aidata kõiki. Kui sa näed olukorda, aitad. Ja kui kogudus on Jumala vaimu poolt on juhitud, üles tõstetud, siis kõik need olukorrad, mis meil võivad tekkida, ja neid on, igal ühel on ja meil kõigil on neid. Ja teadmatus on ja raskusi on ja kõik on. Aga need olukorrad leiavad lahenduse siis, kui meil on nagu aus, igatpidi otsene suhe Jumalaga, Jeesusega, teades, et see ohver, mis on meie eest toodud, Golgata ristil, see ohver, sellel ei ole hinda, eks ole. Sellel ei ole hinda. Ja mis on selle jutluse põhi, ütleme, mõte oleks selles, mõte selles, et mida see meile annaks. Annaks seda, et me ei rajaks oma usku tunnete peale. Nagu mäletan ise seda, kui Arpa Tarder Oleviste kirikus, kui ma tulin päris alguses, palju aastaid tagasi, kui ta ütles, ka oli jutud just mingi tunnetest, ta ütles, sinu tunded võivad olla nagu, ta ütles täpselt sõna-sõnalt, ta ütles nagu Viru hotelli, tol ajal ei olnud olümpiad ega neid kõrgmaju, ega midagi ei olnud, ainult Viru hotell vist oli valmis, see oli ainuke kõrgem ehitus siin Eestis, mida ka soomlased tegid, ütlesid, et sinu tunded võib olla nagu Viru hotelli lift, et korrad on üleval ja korrad on all. Korrad on üleval ja korrad on all. Ja. Aga me ei pea nende tunnete peale elama. Mis sa siis teed, kui su tunded on all? Jumal ei ole all. Jumal on üleval. Tõsta oma pilk Jumala peale. Kiida teda. Ära allu sellele olukorrale. Et sa hakkad halisema nagu see naine seal oli, eks ole. Vaid vaata Jumala peale. Ja vastavalt sellele nii palju on meil kirjandust. Siingi oleme jaganud seesama usuabi, mida Tamaris paljundas siin.
kui veel on vaja, saab teha, võtke kätte ja lugege see, minul on ta piibli vahel isegi. Ma võiks öelda, ma tean, eks ole, aga ta on siin olemas ja alati, kui on vaja, sa võid võtta vastu, et kes sa oled Kristuses. Kes sa oled Kristus? Lihtsalt ma julgustuseks veel loen, et me nagu oma, Jumala sõna läbi praegult võtaksime vastu, kes me siis oleme ja mida me teeme, eks ole. Ma olen Kristus, ma ei hakka piibli neid kirjakohti lugema, ma lihtsalt ütlen. Ma olen Kristuse ihu ja saatanal ei ole minu üle mingit meelevalda. Jokk, nagu kõik. Ei ole. Tuleb kiusama, kurat, sul ei ole meelevalda minu üle. Miks ei ole? Sellepärast ei ole, ma olen Kristuse ihu. Kõik. Suurem on tema, kes on minus, kui tema, kes on maailmas. Jälle. Ma ei karda kurja, sest sina, issand, oled minuga. Su sõna ja su vaim trööstivad mind. Ma jään eemale vägivallast ja hirm ei ligine mulle. See on kõik kirjakohad. Ükski relv, mis minu vastu valmistatakse, ei kõlba. Sest mu õigsus on issandalt. Ei kõlba. Valmistagu neid relvi. Minu vastu on ka valmistatud relvi, igasugust, aga ei ole kõlban need. Ja need relvade valmistajad on ise saanud hukkada. Olgu Jumal armuline neile, kes veel edasi tahab valmistada. Issand, sa oled mind päästnud selle maailma kurjuse käest, sest see on Jumala tahe. Me rääkisime siin Jumala juurde. Jumal on päästnud välja toonud. See on Jumala tahe. Välja tõmmatud sellest kurjuse käest, sellest august. Õnnetus ei taba mind ega häda ei lähene minu elu paigale. Kõik. Airi vaatab mulle praegu otsa, näed, tee, mis sa tahad, tuleb meelde, ma tean, sa ei pahanda, kui ma ütlen see ikka see. Sama sa juba arvad. Kui Airi tuli siia majja tööle, ta ei tulnud siia kogudusse. Ta tuli siia tööle, sest meil oli vaja raamatupidajat, me palusime tutvuse kaudu ja ta tuli ja aga ta hakkas siin käima ja Jumal tegi nii, et ta liitus ka kogudusega ja on juba üle 10 aasta Airi siin, eks ole. Ja meil oli pangas, siin oli samas see pank, mis nüüd ära kolis, oli vaja asja ajada, kõik need raamatupidamisega seotud ja mis seal tuli vaja, kus oli vaja mind seal juures, et allkirju anda ja lapsed olid ka kaasas. Väiksed olid. Ja nüüd on juba endal laps. Ja Airi räägib mulle muu hulgas midagi, et seal oli sügis või võt, kui nüüd sügis tuleb, et ma varun juba rohud ette, et sügisel tulevad need haigused lastele kõik ja siis mul on kodus rohud, ja ma kuulen seda, et me olime väga vähe tuttavad Airiga. Ma ütlen, lõpeta see jutt, ma ütlen, ära kunagi räägi seda. Mingid rohte sa varud seal, viskab minema, ütle Jeesusel on midagi, ma seal noomisin või riidlesin, aga heas mõttes, eks ole. Vaat siin on jälle, mida sa ütled inimesele. Kiidad taga, jaa, muidugi, ikka on vaja ja nii, eks ole. Ja oligi ja Airi võib ise nii palju, kui ma olen kuulnud ja ta võttis kuulda, et ta ei ütlenud, et lapsed jäävad haigeks, vaid ta hakkas rääkima, minu lapsed ei jää haigeks. Ei jää haigeks. Ja ei jäänudki haigeks. Ei jäänudki haigeks. Ja kevadeni välja ei olnud vaja rohtu, eks ole. Lihtne näide, näed, vaata siia, vaata sinna, vaatan siin Kärdi poole kõik, või ükskõik siin on. Nii palju neid asju, see on au Jumalale kõik. Au Jumalale. Paar asja veel ma loen, siis lõpetame. Ma olen Jumala sõna tegija ning õnnis oma tegemistes. Ma võtan usukilbi ja peatan kõik, mida vaenlane mu vastu toob.
Kristus on mind lunastanud käsuneedusest. Ma keelan haigustel tulla mu peale. Ja nagu täna laulis. Jah. Kõik kirjakohad. Ma võidan Kristuse vere ja oma tunnistuse sõna tõttu. Kurat põgeneb mu juurest, sest ma seisan talle Jeesuse nimel vastu. Suur on mu laste rahu, sest nad on issanda õpilased. Kallis kogudus, see on meile antud Jumala poolt. See on see tasu, millest me räägime. Palga. Et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Kui me otsime, see kõik, mis ma praegugi lugesin, see on meie päralt. Jumala poolt antud. Võtame vastu. Oleme tänulikud. Vaatamata olukordadele, vaatamata ajale, milles me elame. Sellist aega ei ole olnud ega ei saa olema. Ta läheb veel hullemaks, aga meie saame koos Jeesusega ja koos nende julgustavate tema poolt antud õpetustega ainult edasi minna. Ainult edasi minna. Tagasi teed ei ole. Lihtsalt ei ole ja teist teed ka ei ole. Nii nagu paari sõnaga lihtsalt ühes raadiosaates siin lihtsalt helistasin. See päev ma ei saanud, kui vanglast ja vanglatööst oli jutt. Ja seal oli, arutati asju ja see oli see saade keskpäevatunnis, kus need kuulajad saavad helistada ja ma ei olnud mitte kunagi olnud helistanud, aga lihtsalt südames oli, ei, ma ütlesin Marianne, ma ei saa. Helistasin, ma ütlesin, ma olen endine vanglakaplan. Ja seal oli juttu vangidest, igast nendest vahenditest ja vanglaruumidest ja asjadest ja kõigest. Ja ma ütlesin seal, natuke rohkem oli juttu, aga ma ütlesin ühe lause. Ma ütlesin, et ei vangla, ei psühhiaatrid, oli ka psühhiaatridest juttu, seal oli mõrvaga oli tegemist. See, kes seal tappis kedagi, autoga sõitis ja psühhiaatrid. Ma ütlesin, ei vanglad, ei psühhiaatrid, ei need võrud, mis pannakse ümber, ei päästa ega ei muuda inimest, mitte ükski. Ainult muudab inimese Jumal. Ainult Jumal võib muuta inimese. Olen seda näinud ja võin neid inimesi ka teile näidata, kui olete huvitatud. Ütlesin oma nime ja kõik seda. Ainult Jumal, mitte ükski asi seda ei tee. Nii et me oleme, kallis kogudus, ma ütlen nii, et me oleme tõesti Jumalaga kõige õnnelikumad inimesed siin maa peal. Nagu üks raamat oli see armeenlane, kes kirjutab. Kõige õnnelikumad inimesed. Ärme laseme seda õnne käest ära. Ärme vahetame seda tühiste mingisuguste selliste, me vabandame, siin on signaalid tulnud, aga teinekord on ka väga vajalikud kõned tulevad, eriti kui keegi võib sul haiglas olla või midagi niisugust. Aga Jumal on üle kõige. Ja täname teda, tõuseme püsti ja kallis isa, sa ei ole ainult taevas, sa oled oma vaimus siin paigas, sa oled meie keskel ja sa oled meie veel rohkem, mitte siin ruumis ainult, sa oled meie sees. Nagu on kirjutatud, mina teis, teie minus ja koos isas. Nii on Jeesuse oma sõnad. Mina teis, teie minus ja koos oleme isas. Me oleme nii, Jumal, me oleme tänulikud selle eest, mida sa oled meile andnud. Jumal, me oleme tänulikud, et meile on antud kõige parem, mis saab selles elus tahta. See on osadus sinuga. See on üks vahekord ja üks tasu, mida sina annad, Jumal, meile.
kui meie igatseme ja õieti käime sinu jälgedes, Jumal. ma õnnistan, Jumal, kõike, kes on täna siin, kes on kuulnud seda. Jumal, meil on antud lahendused meie elu jaoks. kõik on antud. võta vastu ja tee seda. ja sa oled õnnelik inimene. ja need ajutised viletsused või ka niisugused olukorrad, mis võivad tekkida, need ei saa muuta, ei saa röövida meie usku, vaid sina ka läbi katsumuste viid võidule. ja sinu poja veres, Jeesuse veres on see võit, Jumal. ja meie oleme need, kes võime seda rõõmusõnumit siin maailmas edasi anda. ka siin, kus pimedus valitseb. vaimulik pimedus, mitte see sügise pimedus, mis juba varakult päev läheb pimedaks, vaid hullem on see, kui see pimedus on inimeste sees. Issand, ole armuline meie maale, meie rahvale. Jumal, ole, kui kuuled siin praegugi mõningaid otsuseid, mis tehakse ja mõtlemata või veel hullem, kui teavad ja ikka teevad, Jumal, ja ka need inimesed, kes sind peaks teadma ja tundma, Jumal, siis lihtsalt tahaks nagu Jeesuse sõnadega lihtsalt öelda, kui ta oli risti peal, et Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Nad ei tea, mis nad teevad. Nad ei tea, mis nad teevad. Kui inimene teab ja teeb, see on hirmsam, mis saab olla. Ja võib teada ja teha head, võib teada ja tunnistada Kristust, võib teada ja olla tema jünger, võib teada ja olla üks rõõmus Jumala laps, aga võib ka vastupidi olla, et hoopis halvad asjad on. Aga Jumal, anna meile, et me hoiaksime kinni kindlalt nendest tõotustest, mida sa oled andnud oma kogudusele siin maa peal. Jumal, õnnista kõiki, kes on täna kuulanud, vaadanud, siin ruumis olnud, Jumal, ja sina tead igaühe muret, kes on haige võib-olla, kes vajab hetkel ravi, kellele arstid on öelnud juba, see on lootusetu. Aga Jumal, mitte sulle. Sealt, kus inimlikud ja ka meditsiinilised asjad hakkavad lõppema või enam ei ole lootust, hakkavad Jumala asjad algavad alles. Kõikvõimas Jumal, kellel on kõik võimalik. Kõik võimalik, nii on kirjutatud. Issand, tal on kõik võimalik. Ja Jumal, õnnista ka seda, neid teenistusi, mis saab olema selles näituse paviljonides seal. Neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Jumal, ole ise seal juhtimas oma püha vaimuga, Jumal. Juhata sina, Issand, neid, kes seda asja on pandud juhtima. Me õnnistame kõike seda Jeesuse Kristuse nimel. Ja võtame vastu ka õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kalli kolm ainu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen, 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 aamen.